Siin on küll tegemist nüüd värskelt ja palju vajunud nurgaga. Ma loodan, et kui ma selle siit nüüd ära seon korralikult, siis vähemalt jääb ta püsima sellisena, nagu ta hetkel on. Iseenesest nurk ise on sirge, kivid on paigas, aga ta on vajunud kuidagi terve selle nurga osaga. Või on vajunud siis hoopis äkki sissepoole see osa, mis siin on. See on ka võimalik, sest ta tundub kuidagi sissepoole liikunud olevat. Kusjuures seestpoolt sisesein on sirge ja ilma pragudeta. Nii et vaatame. Kinnitan mõned kiilankrud ja siis pärast jätkan selle keemilise ankru ja keermelattidega. Kuna neid keermelatte, kui ma seda keemilist ankrut panen, siis mul peaks olema ikka mingisugune tööjärg ees, et ma neid otsasid, mis muidu ära kivistavad, ei raiskaks ilma asjata. Nii et vaatame. No vähemalt on see nüüd siin seina küljes ja enam ta ära mul ümber ei kuku. Tuli mõte proovida tõsta seda vajunud nurka. Tõsta ma saan ainult tegelikult sarikat, sest seda kivimüüri siit alt üles tõsta ei ole tõesti enam võimalik ilma selle paisuva selle missand jumal, mis ta nüüd oligi. Polümeeriga muidugi saaks. Aga sellest ma loobusin ju rahalistel põhjustel. Aga ma mõtlesin, et ma katsun selle sarika tõsta täpselt nii palju ülespoole, et ma saan selle raua sinna vahele, sinna sarika alla. Ja siis peaks vähemalt katus jääma natuke sirgem ja juhul, kui see imeasi mul õnnestub, ma saan pärast seda müüri parandada siis vastavalt oludele. Nii et ma ei tea, ma pole kunagi elus ühtegi asja ennem tõstnud ja rääkimata veel sellisest objektist. Aga siin on kõik asjad minu jaoks põhimõtteliselt esimest korda, nii et hoiame siis pöialt, et õnnestuks. Aga nüüd on see asi, et ma tõesti tahaks seda kiilu saagida sellest. Voilà! Tänaseks aitab. Panin kõik need metalldetailid seinale, need teerauad tähendab. Keermelatid on panemata, pingutamata. Küllaltki palju aega võttis selle nurga ülestõstmine, sarika ülestõstmine. Aga kõige rohkem aega võttis tegelikult hoopis sae kokkupanek just mitte nii väga, aga
sae jalgade kokkupanek. Nii et tänaseks aitab. Mõlemad akud said tühjaks, nii et tõesti on aeg ära koju minna. Ja siin pool küljes siis on nüüd põhimõtteliselt on need keermelatid vaja ära pingutada. Ja mõned keermelatid lähevad siis veel seina neid metalldetaile kinni hoidma, kuna lihtsalt neid kiilankruid mul ei olnud nii palju soetatud ja õnnestus ka see üks lattidest siis parajaks tükeldada, nii et sellega ma tegelen, kui ma siin järgmine kord alustan. Selline sumeõhtu. Nüüd on siis piisavalt kuivanud see müürisegu, millega ma siia kive lisasin. Ja ma kavatsen siis võtta lahti selle prussi, millega ma tõstsin oma sarikat. Vaatame, kuidas siis see asi õnnestub. No, ei tea, kuidas see pilt on, aga üks kruvi on veel. Nii, ja läinud ta ongi. Ja nüüd siis mingit äkilist vajumist siin enam ei toimunud, sellepärast et see sein juurde laotud osa siis hoiab nüüd sarikat juba üleval. Nii et selle metalli ja sarika vahel on jätkuvalt mõni millimeeter vahet. Nüüd on muidugi järgmine mõte peale esimest väga edukat tõstmise protseduuri, kuna see uks on täiesti viltu vajunud, siis äkki ma katsetan ka selle ukse siiski otseks tõsta, aga see tähendab seda, et ma peaksin olema võimeline plommima seda lengi, selle lengi alumist osa, sest ülevalt on ta kindlasti piisavalt heas korras, et veel kesta teised 100 aastat või sinna kanti. Aga see alumine osa ei ole. Nii et ma ei tea, kas ma olen selleks valmis, aga iseenesest kui seda teha, siis peaks seda vist praegu tegema. Õnnestuda teoreetiliselt. Ohohoo, siin on kõrgust puudu kõvasti. Mine ära sina siit. Hästi. Ma võtan selle klotsi ja panen ta paremini. Sest see on muidu täiesti viltu. Servaga. Siis on võimalik teda siia panna.
Ma ei ole selles nüüd küll kindel, et mul see asi õnnestub, sest nüüd ta peaks tegelikult siis liikuma ju põhimõtteliselt nii, et seinast lahti tuleb. Ma ei ole selles kindel. Et see isegi hea mõte on. Alustan tänast päeva, et siduda ära siitpoolt see vöö, mis on täiesti ilmselt vahega, aga õnneks ei ole ta kuidagimoodi rohkem lahti liikunud. Ja naljakas on see, et tegelikult ma isegi ei näe, et see oleks, võib-olla siis on seal teisel pool see hammas, sest ta peaks ju minema nagu sellesse hambasse. Ma isegi ei oska öelda, sest ma vaatan ainult väljapoolt praegu. Igatahes panen ma sinna ühe kena prussitüki peale. Ja niimoodi. Paraku minu tehnilised võimed ei võimalda korraga teha ja filmida, nii et lasen siia mõned kruvid sisse. Pingutan ära need tõmmitsad. Kogu asja mõte ongi see, et kõik peab olema korralikult pinges ja vastas nii palju kui võimalik. Tundub juba päris hea, aga ilmselt saab paar tiiru veel. See tagumine külg on siis nüüd pingutatud ka ja põhimõtteliselt see raud on paigas ja sellega on ühel pool. Ainukene asi, mida ma võib-olla ilmselt teen, mingil hetkel ma lõikan ära need väga üleulatuvad keermelati otsad. Aga see on tegelikult kosmeetiline, mingit tähtsust sellel ei ole, kas nad on pikemad või lühemad. Küll ma ei hakka lühemaks lõikama neid üleulatuvaid tõmmitsaotsi. Las nad olla. Vähemalt selle sentimeetri ulatuses nad ju ikkagi mingil moel võivad toestada, nii et ja nad ei sega mind isiklikult küll kuidagi. Et need latid, mis nagu ka näha on, et on sirged, see tähendab seda, et see sein ei ole vähemalt välja kummunud. Et siin tegelikult esimeses osas paistab, et hoopis on natukene sissepoole kaldunud. Aga see siin on pisut kummunud. Ta läheb vastu keermelatti, samas latt on enam-vähem sirge veel. Ja see viimane osa on latid tugevalt kõverad ja tegelikult ongi see seinakõverus on päris suur ja praegusel hetkel see latt on ikkagi täiesti toetavas funktsioonis. Ta on täiesti pinge all ja ta hoiab neid kive põhimõtteliselt tagasi. Nii et ma loodan, et see süsteem ikkagi annab mingisuguse lisastabiilsuse. Kui ma saan tehtud ka kõik järgnevad etapid, siis loodetavasti see hoone seisab järgmised 100 aastat ja peale. Otsasein on sellega ka tehtud ja pingutatud. Miks keskmised tõmmitsad mõlemad on pool viltu. Need augud ei olnud seekord kohakuti ja see ei ole minu kunstiline taotlus ega ka mitte tellimus. Ma arvan, et ka metallimehed ei mõelnud midagi erilist, aga lihtsalt on nii välja kukkunud. Vähemalt on nad sünkroonis ja ju nad siis hoiavad ikka kuigi palju ka sellises formaadis. Tehtud. Soo kõndides õõtsub jalgade all. Üsna ebaõiglasel moel nägin ilmateatest ja siis kontrollisin ka telefoniäpist, et öösel hakkab sadama. Ja ma tegelikult üldse ei taha, et siia poolikusse
kaevendisse räästast vesi sisse sajab, nii et ma tulin siia õhtul tagasi, et panna siis need maha võetud katuselt need sindlidetailid sinna katteks peale. Lubasin iseendaga leebe olla nende tööde teostamisel ja ka edaspidi. Ja seda leebust on mul nüüd juba vaja, kuna ma jätsin märkamata selle, et keskmised augud olid puuritud ebavõrdsele kõrgusele just sellel põhjusel, et need kohad, kus 2 tõmmitsad kokku lähevad ühte latti või tähendab sinna latti, siis et nad oleksid mõlemad sirgelt. Ja tulemuseks on see, et osa nendest tõmmitsatest on nüüd seinale asetatud kõveralt, kuna ma oleksin pidanud neid latte sorteerima selle järgi, kus on keskmine auk. Aga sellel hetkel ma vaatasin ainult seda, et mitu auku selles latis on, mitte seda, kus täpselt on see keskmine, sest ülejäänud tegelikult vist minu arust, ühesõnaga kuidagimoodi on see asi natukene ikkagi segamini läinud. Ja tulemus on selline, millega ma tegelikult ei ole rahul, sest visuaal on kummaline. Aga neid latte siin seinalt kätte muidugi ei ole võimalik enam saada ja ei tohigi olla võimalik neid kätte saada, need on tõesti kõvasti kinni. Nii et on nagu on ja aeg on iseendaga leebe olla. Ja mõningaid järeldusi tulevikuks teha, sest ju neid töid ja hetki tuleb mul veel palju. Ära lakku mind. Kuna mul mõlemad akud on parasjagu tühjad ja üks neist laeb, siis vahepeal on sobiv lõigata ära mõned ettejäävad keermelati otsad. Ja nüüd on võimalik mutter peale saada. Okei. See on nüüd küll täiesti pinges. Olen saavutanud koeraga lõpuks imelise teineteise mõistmise. Asja nimi on koera maius ja see on mul siis nüüd vöökotis või tööpükste taskus pidevalt olemas. Garanteerib selle, et koer ei aja anesid, sest ma ei luba seda teha.
ja ei augu ilmaasjata naabrikoeraga, sest tubli koer ju siukseid asju ei tee ja Beauty tahab olla väga tubli koer. Palun. Ja. Täna astus siit läbi naabrimees, kes põllul hernest koristas ja vaatas mu töö järgi ja andis väga head nõu, et ennem kui ma siin tõstma hakkan, peaksin ma need lauad siit ära võtma. Ja loomulikult on tal õigus. Ja muidugi ma mõtlesin ka ise järgi, et ma pean see alt selle lengi läbi saagima, et see alumine osa on, kas ta nüüd mäda või on hiirselt söönud, ei saa aru õieti, aga väljapoolt on ikka pool tükki on puudu. Et ilmselgelt kuskilt peab see asi liikuma hakkama ja siis ma vähemalt tean, kust. Ja siis ma püüan plommida siis selle alumise osa sellest lengist ja panna ta siis õigele kõrgusele, et uks käiks. Aga esimene väljakutse on siit seinalt kätte saada see ülivana raudlatt, mis on kahe mutriga kinni. Õnneks need liiguvad. Ja ilmselt ei lõpeta ma täna ka väljas raudade panemist, kuna siin enne viimase nurga toestamist nende tõmmitsate ja raudlattidega ma ju tahan selle ukse õigeks tõsta, kui õnnestub. Ja kuna praegu on suhteliselt õhtu juba, siis kindlasti ma seda tõstmist ja väga olulisi asju täna enam ei alusta. Pigem ma katsun siis lahti võtta, mis vajab lahtivõtmist ja jätkan homme, sest mul on puhkus. Terve nädal. Ja ongi käes. Päris soliidne tükk rauda. Vaatame, võib-olla saan ma seda kusagil veel mõistlikult ära kasutada. Võib-olla panen isegi tagasi, kes teab. Aga siin on üks nendest poltidest murdus selle suure kopsimisega. Aga teine on siin rõõmsalt sees, nii et tegelikult ilmselt on mul mõistlik ikkagi võtta ka kettaslõikur uuesti ja see ots maha siit lõigata, aga praegu hetkel mul ei ole pikendusjuhet siin. Ja siis nüüd ma vaatan, mida ma teen nendega asjadega, sest voolu siin enam ammu ei ole. Saaks kuidagi lihtsamalt, kui hakata neid siit maha kruvima. Selle muidugi saab. Nojah, ma pean läbi lõikama ikkagi. Aga mis siin puutub? Jumal küll, ma ei taha mõelda mingisugustele üliroostes. Näe. No see oli siis nüüd see, mida ma soovisin, et saaks lihtsamalt. Sinuga vist nii lihtsalt ei lähe. Jah, seda saab siin, seda kaablikõri saab siin tulevikus kasutada, kui mul ehk loodetavasti õnnestub siia uuesti vool sisse saada. See nüüd küll ilus ei ole, see on jumala mäda. Mine ära siit, koer. Mine ära töllerda, siin ei ole praegu koeral vaja olla. No mis asja? Ah, see on sisse valatud, no muidugi.
ma ei taha neid laudu ära lõhkuda, need on väga ilusad ja hea kvaliteediga. Kindlasti panen ma nad tagasi. Pigem ma siis võtan siit seda põrandat natukene. Vaatan, kuidas see asi toimib. Selline ilus paneel. Nüüd on väga huvitav. Ma siis oman nüüd sissevaadet sellesse hoonesse. See on päris põnev. Kaks seina, telliskivisein ja paekivisein, mille vahel on päris lai õhuvahe. Nii et see on ka põhjus, miks siseseinad on täiesti korras, sest isegi kui välissein liigub natukene, siis on siin tegelikult seda mängimisruumi veel päris palju. Mõistlik ilmselt või. Aga ja seda lauda on siia ilmselt pandud hiljem, sest see on ju valge, lubjatud, krohvitud. Ilmselt oli ta lubjatud ja krohvitud ja siis mingil hetkel pandi see laud. Beautiful, see jätab. Väga huvitav. Ja see on siis nüüd see leng, mille ma siit alt läbi saen. Siin on auk koera nina ära. Ja siis ma tõstan ta üles. Kuigi ma võiksin ta saagida, aga mitte nii alt. No vahet ei ole tegelikult, see tuleb lihtsalt see ots siit ära saagida. Siis tekib küll küsimus, et kas ma oskan teha samasuguse jätkuga, sest see tuleb ju paigata, on ju. Aga vaatame. Igatahes põnev on jätkuvalt. Tänaseks on nüüd kõik.